Ükskord enne muistsel ajal oli üks sõdur parajasti teel sõjatandrilt koju, kui kohtus ühe vana nõiaga. Kuidas sulle meeldiks, kui sul oleks nii palju raha, kui sa iganes soovid, küsis nõid. See meeldiks mulle üliväga, vastas sõdur. Vaata siis, selle puu sees on auk. Roni sisse ja sa näed koobast, milles on uks. Tee uks lahti, selle taga on koer, kes valvab vaskmüntidest kirstu. Vaata ringi ja sa näed järgmist ust. Selle taga on teine koer, kes valvab hõbemüntidest kirstu. Seejärel näed kolmandat ust. Mine uksest sisse ja sa leiad koera, kes valvab kirstu, mis on täis kuldmünte. Kui võtad iga kord koera sülle ja paned mu sinise põlle peale, ei tee neist ükski sulle viga ning sa saad kaasa võtta nii palju münte, kui tahad. Kui palju ma sellest rahast endale saan, küsis sõdur hämmeldunult. Kõik, mulle too ainult väike taelakarp, mille mu vanaema sinna maha jättis. See on pisike karp, mille sees on tulekivi tikkude süütamiseks. Seda valvab kolmas koer. Sõdur ronis august sisse ning juba avaski esimese ukse. Nagu nõid oli rääkinud, oligi selle taga koer, kes valvas vaskmünte täis kirstu. Tubli kutsu, ütles sõdur. Võttis uriseva koera ümbert kinni ja asetas ta nõia käest saadud sinisele põllele. Siis kühveldas sõdur taskusse hulga vaskmünte. Pani koera tagasi maha ning avas järgmise ukse. Toas oli teine koer, kes valvas hõbemünte täis kirstu. Sõdur võttis julguse kokku, haaras koerast kinni ning tõstis ta sinisele põllele, mis järel kahmas endale mõned peotäied hõbemünte. Avanud viimase toa ukse, leidis sõdur kolmanda koera, kes valvas kirstu kuldmüntidega. Koer lõrises ning tema suust nirises ila, ent sõdur võttis sellegi koera sülle ning pani põlle peale. Hirmuäratav peni ja rahulikult põllele istuma. Sõdur aga täitis ülejäänud taskut kuldmüntidega. Sõdur leidis ka tillukese taelakarbi ja läks siis tagasi puu sees oleva augu juurde. Nõid sikutas sõduri august välja ning nõudis taelakarpi. Milleks sul seda tarvis on, küsis sõdur. Ära päri, anna siia, kriiskas nõid ja tormas sõdurile kallale. Sõrmeküüned kui pistodad õieli. Ent sõjamees oli kiirem. Enne kui nõid temani jõudis, tõmbas ta tupest mõõga ning peletas nõia minema. Sõdur sammus edasi, kuni jõudis linna. Puu seest leitud rahaga oli ta rikas mees. Ta peatus kallistes võõraste majades, ostis kõige peenemaid riideid ja sööke ning peagi leidis endale ka palju uusi sõpru. Linna keskel oli lost. Seal elab kuningatütar, rääkisid sõbrad. Ennustatud on, et printsess abiellub lihtrahva seast pärit mehega. Kuri kuningas aga hoiab tütart palees luku taga. Sõdur ostis nii palju kalleid asju, et varsti polnud tal peaaegu üldse raha alles. Ta pidi loobuma oma toredast eluasemest ja kolima kõledasse pöönigukambrisse ning kõik tema uued sõbrad ütlesid temast lahti. Ühel päeval oli ilm väga külm ja sõdur otsustas tuld teha. Ta kraapis sädeme saamiseks vana taelakarpi ning äkitselt ilmus tema ette pruun koer. Mis on teie soov, mu isand? Urises koer. Sõduri meel läks rõõmsaks. Too mulle pisut raha, ütles ta. Koer jooksis minema ning oli silmapilgu pärast tagasi kotitäie vaskmüntidega. Sõdur avastas, et kui ta kraabib taelakarpi ühe korra, ilmub kohale esimene koer. Ning kui ta kraabib karpi 2 korda, tuleb teine koer. 3 kraapimist tõi kohale kolmanda koera. Varsti oli sõduril taas rohkem raha, kui ta kulutada jaksas, et nüüd tahtis ta vaid kuningatütrega kohtuda. Nii siis juhtuski, et sel samal õhtul käskis ta esimesel koeral printsessi tema juurde tuua. Koer jooksis minema ning tuli tagasi, printsess turjal. Too oli väga ilus. Sõdur suudles hämmeldunud printsessi kätt
ning andis siis koerale käsu neiu tagasi viia. nägin täna öösel väga imelikku und, rääkis kuningatütar järgmisel hommikul söögilauas. kui kuningas oli loo ära kuulanud, muutus ta väga umbusklikuks. üks teenijatüdruk saadeti kuningatütre und valvama. järgmisel ööl viis teine koer kuningatütre sõduri juurde. teenijatüdruk nägi, kuidas koer printsessi sõduri majja viis ning ta tõmbas maja uksele kriidiga risti. hommikul viis teenijatüdruk kuninga ja kuninganna ristiga märgitud ukse juurde. kuningatütar toodi siia majja, ütles ta. ent rist oli kõigi majade ustel. nutikas koer oli kriidiristiga märgistanud kõik ümbruskonna majad, et kuningat ja kuningannat segadusse ajada. kolmandal ööl sidus kuninganna printsessi kleedi külge jahukoti. nüüd oli esimese koerakott printsess kohale tuua. ent kui too tütarlapsega saabus, ei märganud sõdur jahukotist pudenevat jahu. kuningas ja kuninganna jõudsid jahurada mööda sõduri majani ning lasid ta kinni võtta. sõdur heideti vangikongi, aga taelakarp jäi maha. järgmisel päeval ootas sõdurit hukkamine. läbi trellide hõikas ta ühe mööda jalutava poisi enda juurde. palun too mulle mu taelakarp, ütles ta. poiss tõigi taelakarbi ära. kui sõdur oli juba tapalaval ning seisis silmitsi surmaga, esitas ta kuningale oma viimase palve. kas ma saaksin veel ühe piibu teha? kuningas soostus selle palve täitma ning sõdur kraamis taelakarbi välja. ta kraapis seda korra, kaks ja kolmandatki. kõik kolm koera olid sedamaid kohal ning peletasid kurja kuninga koos tema sõjaväega linnast välja. sõdur oli nüüd vaba ning vaba oli ka printsess. Nad abiellusid, neist said kuningas ja kuninganna ning elasid õnnelikult oma elupäevad lõpuni.